kõik arvavad, et mul läks paremaks pärast seda, kui ma sain kaineks, aga tegelikult see on vastupidi, kõigepealt sain terveks, ehkki ma ei olnud katkigi. Ma ei teadnud seda, ma arvasin, et mul on midagi viga, aga mul ei olnud ja see traumadeni jõudmine, see lapsepõlve traumad ja need hülgamistraumad ja kõik need igasugused asjad, mis tekitavad sulle mulje, et sul on midagi viga ja sa et sul on vaja midagi enamat kui tegelikult iseenda armastust. Et saades siis iseendal sellele väiksele lapsele, hüljatud lapsele enda sees nagu lapsevanemaks või kasvatajaks või pannes sellele lapsele käed ümber, et sul ei ole mitte midagi muud vaja. Ja noh, mina ei tea. Mis see küsimus üldse oli? Mul läheb nii see... Küsimus oli see, et mis sa teed, kui sa hommikul üles saad? Ahah, ja just, et see ongi juba selline küsimus, mis absoluutselt ma ei teagi, noh, ma teen igasuguseid asju, jah, sest et viimasel ajal mul on palju kohtumisi tekkinud, kuna ma ei joo enam, siis ma tean, et ma saan kokku leppida, noh, me sinuga vist oleme paar aastat üritanud seda asja siin kokku leppida, aga sellega ongi see, et nagu mul ühe päevaga võib nii palju muutuda, et nagu mõnel võib-olla ei muutu aastaga, et mul võib-olla terve elu muutub ühe päevaga või ühe nädala vahetusega ja siis on järgmiseks nädalaks mul täiesti võimatu midagi kokku leppida, aga nüüd on see, et ma võtsin jälle nüüd mõned päevad tagasi otsuse vastu, et nii, nüüd ma teen ära need, mis ma olen lubanud, et siis jälle vaatame edasi. Kui kaua sa kaine oled siis juba? Tundub, et nagu et ma oleksingi kogu aeg kaine olnud, aga ei ole alles 2 kuud, aga siis kõik küsivad, et oi, kui kaua sul see kestab, ma ütlen, et ma ei piira ennast, et kui ma tahan, siis ma joon, aga ma ei taha enam, sest et mulle meeldib esimest korda ma saan öelda, et ma meeldin endale kainena, sest ma ei pea enam tuimestama ennast ja ma ei pea inimesi huvitavaks jooma või mul on täpselt sama lõbus, lihtsalt tuleb vaadata, kellega sa suhtled ja kuhu sa oma energiat annad ja mida sa sealt vastu saad, Igav ei hakka kaine peaga? Ma arvasingi, et hakkab, aga ei, see on kõik vale, sest et ma ütlengi, et see on see, et kui sul on õiged inimesed ümber ja see alkohol siis on olnudki see kogu aeg see, et mul oleks, sest üldiselt inimesed on igavad ja ma arvasin, et ma ise olen ka igav, et endale tundun igav, kui ma ei joo, aga mis asi see nagu on, et ma arvasin täiesti valesti, aga noh, mõtlengi, et iga päev ju õpin. Et ei ole, väga, väga huvitav, väga lõbus on ja mulle meeldib viimase ajal üksi olla iseendaga, sellepärast, et ma jõuan kogu aeg jälle kuskile uude kohta enda mõtetega ja järjest kasvab see vägev naine mu sees. Aga kui sa kaine oled, igaüks teab seda tunnet, et kui sa pead kaine peaga kuskil peol olema, siis mingi 12 ajal, kui inimesed hakkavad purru jääma, või tavaline pidu on, siis sa tahad ära minna, sest sa tajud nagu väga selgelt seda piiri, et nii, siin ei ole mul nagu väga rohkem midagi rääkida, et kas sul on... no ega ma kuskil õllekates ei käi ja mul on ikkagi normaalsed sõbrad, aga ei, ma teen ikkagi speedi ja ketat ju, et neid ma olen kogu aeg teinud 16-aastasest saadik, et vahelduva edu tähendab speedi, on ju, et äkki mulle nüüd tundub, et mul ei ole seda speediga enam vaja. See on, ADHD on ju, eks on ja mingid OCD-d ja igasugused muud asjad, mis on siis meditsiiniliselt siis diagnoositud, mida tegelikult ka minu arust mul ei olegi olemas, või mitte mul ei ole olemas, aga mida ravitakse hästi palju, ju ravimitega, sulle pannakse ravimid peale ja ka mul on olnud, ma olen ju hullumajas olnud ja pandud peale antipsühhootikumid ja antidepressandid ja tegelikult on see alkohol ja need ravimid ongi kõige hullem asi üldse, mida tegelikult inimesega tehakse, sest et millest tekib depressioon, sellest, et sa saad aru, et midagi on valesti, aga sa ei tea täpselt mis ja siis hakkad seda siis nagu elu jooksul siis ehitatud seda mingisugust kesta maha lammutama sealt sisemises su hing tunneb, et sul on
see on vale kõik siin ümber ja ega sa ei tea täpselt, mis ja siis sa hakkad seda kuidagi kihhaaval maha võtma ja noh, ja siis on see depressioon, sellepärast et sa ei tea, kuidas sellega päriselt hakkama saada ja siis pannakse ravimid peale ja no siis sa üldse ei saa millegagi tegeleda, sest et siis sa oled lihtsalt sellises varjusurmas, et ravimid minuga seda tegid ja ma lõpetasin päevapealt ära, mida muidugi tegelikult ei tohiks teha, aga noh, mina olen ennast ise kogu aeg ravinud ja täpselt õigesti, et mida ma muidugi ei soovita teistele, et igaüks vaadake ise, kuidas ta ennast ravida saab, aga need esimesed depressioonid siis õpetasid mulle seda, et habras olla on ka okei, et ja ongi habras olla ka okei, et haprad ja ilusad, et Eesti esu.